lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel ja head külalised rõdul. Kui võtta selle kokku rahandusministri siin ettekande, keda ei ole tegelikult saalis mikskipärast, see on ka huvitav. Väsis ära võib-olla, nii nagu kolleegid räägivad, aga ma arvan, et see lihtsalt näitab tema suhtumist. Ja ka nende vastustes ja kõnes, mis ta pidas siin, näitab ka tema suhtumist kogu selle temaatikasse, Riigikogu liikmetesse ja Eesti rahvasse. Tegelikult oli piinlik ja kurb. Väga piinlik. Me ei saanud vastuseid, me saime hästi palju noomimist ja tegelikult see on see näide, väga halb näide sellest, mille pärast tegelikult Eesti inimesed ei usaldagi ei valitsust ega Riigikogu. See on ministrite töö, suuresti ministrite töö, mis selgelt näitavad oma suhtumist meisse ja Eesti rahvasse. Jürgen Ligi noomis ka mind, et kuidas ma julgesin tulla sellises pusas, kus on kirjas ei automaksule. Aga ma ei teadnudki, et minister võib ja tohib sellisel viisil noomitust teha ja julgeb öelda Riigikogu liikmele, et milles ta tohib käia ja milles mitte. Ta julges noomida ka ajakirjanikku, kes kirjutas, mida siis koalitsioonipartner Eesti 200 esinaine Kristiina Kallas mõtles ja ütles selle eelarve ülejäägi, nii nimetatud eelarve ülejäägi kohta ja kus ta selgelt ju ütles, et nüüd me hakkame läbi rääkima, automaks tuleb ära jätta. See oli tema sõnad, mida loomulikult ajakirjanik kajastas. Ka selle eest Jürgen Ligi noomis mitte just koalitsioonipartnerid, vaid ajakirjaniku, kes seda kirjutas. Ligi noomis ka ühte kolleegi samast Riigikogust, kes ütles selgelt selle kolleegi kohta, et te olete Eesti riigis pettunud. Ei ole. See kolleeg ei ole Eesti riigis pettunud. See kolleeg on pettunud praeguses valitsuses. Nii nagu väga paljud, üle 70%, isegi rohkem, kui me vaatame viimaseid reitinguid, 86% inimestest on pettunud sellises valitsuses. Ja seda ette heita ministri poolt on kindlasti üle mõistuse. Siis kui me räägime sellest automaksust, siis ma tahaks lihtsalt teile meelde tuletada, et kuidas see automaksi üldse sattus. Seda menetleti üle aasta erinevates variantides. Toodi üks projekt ei kõlbanud, toodi teine projekt ei kõlbanud, toodi kolmas projekt. See enam-vähem kõlbas. Siis hakati otsima süüdlast, aga kelle automaks üldse on ja miks pärast seda on vaja teha. Esimesed sõnumid olid selged, et see on keskkonnamaks. Õige pea selgus, et tegelikult keskkonnamaksust on asi väga kaugel. Ikkagi puhas eelarve täitmise maks. Ühtegi analüüsi, kõik sotsiaalsed aspektid jäeti kõrvale ja kõik, mis puudutab seda keskkonnajalajälge, see unustati ja visati prügikasti. Nüüd siis vaheetapis, kui sotsiaaldemokraadid visati valitsusest välja, hakati süüdistama. Tegelikult selle automaksu kehtestas selles valitsuses, oli initsiaator, oli sotsiaaldemokraadid. Margus Tsahkna ütles seda. See on kõik avalik info. Vahepeal peaminister ütles, see on kanapõder poliitiline maks. Päris ei saagi aru, et miks see asi nagu meil Eesti riigis on kehtestatud. Ja siin samas rahandusminister ütleb, tegelikult ei, et me isegi ei ole arutanud seda teemat, et kas seda üldse ära jätta või mis sellega üldse teha. Ja me ei ole arutanud ja mitte ühtegi analüüsi teinud selle kohta, kas see täidab oma eesmärke, kui palju tegelikult laekub sellest maksust Eesti riigieelarvesse ja mis on tegelikult see suurem pilt, mida mina tahtsin teada. Kui palju seos sellega inimesi on kaotanud töökohti, kui palju läbi selle on laekunud vähem käibemaksu, sellepärast autosid ei müüda sellistes kogustes nagu ennem. Ja kui ta mainis ära, et aga tegelikult me tahame vähendada autode arvu Eestis, siis ta ei vastanud ka sellele küsimusele, aga kui palju siis autode arv vähenes. No ei vähenenud.
on vastuseks. Lihtsalt ei vähenenud. Aga mis on tekitanud probleemi, on see, et lihtsalt see sektor on välja surnud. Automüüjate sektor on välja surnud. Ja kui me vaatame neid registreerimismakse, siis loomulikult see on pannud ka järelturu seisma. Ja need arvud on ju olemas, statistika on olemas. Kui palju on müüdud, kui palju on ostetud, kui palju on esmaregistreeringuid, kui palju on ümberregistreeringuid. See turg on välja surnud. Ja loomulikult see mõjutab kogu seda majandusharu. Nüüd rahandusminister kutsus üles, et tegelikult tuleks hakata et on vaja debatti alustada kogu selle fiskaalpoliitika osas. Ja ta mainis ära, et maksud hoiavad üleval riiki. Ta eksib. Inimesed hoiavad riiki üleval. Ja inimesed maksavad makse. See tähendab seda, et prioriteedina on ikkagi inimene. Ja sealt edasi. Ja kui ei kuulata inimeste arvamust, ühiskonna arvamust, ja see ongi ju probleem. Meil ei ole mitte ühtegi ühiskonna tellimust selleks, et rakendada ja kehtestada automaksu. Meil ei olnud ühiskonna tellimust, et kaotada ära maksuküüru. Aga meil oli selge ühiskonna tellimus toidu käibemaksu alandamiseks ja pangamaksu rakendamiseks. Ja ma avan selle debati uuesti siis. Ja ma toon selged näited. Kui Jürgen Ligi ütles, et see toiduainete käibemaksu alandamine ei ole hea asi, siis on küll. Euroopa Liidus on 24 riiki, kus on, 23, ei ikka 24, kus on maksuerisused olemas toiduainetele. Ja lisaks sellele, et nad on olemas, siis langetatakse ka neid olemasolevaid väiksema astmega toiduainemakse. Rootsi käibemaks toiduainetel 20%, alandavad 6% peale. Me räägime pangamaksust juba mitu aastat. Kui Euribor oli üleval, siis oleks pidanud seda rakendama. See oleks toonud meile lisaraha sisse. Ei tehtud seda. See on Reformierakonna Eesti 200 poliitika. Poola alles praegu tuli uudisega välja, et neil oli pangamaks ja panevad veel juurde, et saada raha kätte. Meie aga valitsus läheb ikkagi uuesti inimeste rahakoti kallale, et sealt selle automaksu ära võtta. Ja see ei ole mõistlik lähenemine. Ja see on see maksudebatt, mida Jürgen Ligi siin korraks mainis, võiks alustada. Palun väga. Sellest me ju kogu aeg räägimegi. Aitäh!